Väga vähesed inimesed on kuulnud Põhja-Cheyeenide sõdalasest Buffalo Calf Roadwomanist, kes elas 1875. aastatel, mil USA valitsus tõrjus suurte tasandike põlisrahvaid nende kodudest. Aga me peaksime temast rohkem teadma, sest just tema oli see, kes tappis leitnant George Custeri kurikuulsas Little Bighorni lahingus 1876 aastal. Vähe on teada selle naise taustast ja varasest elust, kellest hiljem sai keskne tegelane mõnedes kõige tuntumates sündmustes tasandike indiaanlaste hävitamisel ja Ameerika valitsuse sõjas nende vastu 1870. aastatel. Buffalo Calf Roadwoman, keda tunti ka lihtsalt kui Buffalo Calf Roadwoman või isegi Brave Womani nime all, sündis tõenäoliselt 1840. aastatel või 1850. aastate alguses. Ta kuulus Cheyeenide hõimu, mis on suurte tasandike põlisrahvas. 19. sajandil oli Cheyenneid vaid üks osa laiemast põlisameeriklaste kogumist, kes elasid suurtel tasandikel, laial Ameerika mandrialal, mis ulatub läänes suurtest järvedest ja hõlmab tänapäeva USA osariike Kansas, Nebraska, Põhja- ja Lõuna-Dakota ning osi Colorado, Iowa, Minnesota ja Montana osariikidest. Samuti Kanadast, Dakotade ja Montana põhjaosast. Suurte tasandike põlisrahvaste seas olid tähtsaimad siud, kes jagunesid rühmadeks vastavalt oma murretele. Lakota, Dakota ja Nakota. Ajal, mil sündis Buffalo Calf Roadwoman, hakkasid kõik need suurte tasandike põlisrahvad alles tundma nende kodumaad idast vallutanud sissetungijate kohalolu. 19. sajandi alguses oli Ameerika Ühendriigid laienenud Ameerika idarannikult läände, suurte järvede piirkonda. Ja kui sellised linnad nagu Chicago seal kiiresti kasvasid, hakkasid Ameerika ja Euroopa asunikud liikuma veelgi kaugemale läände, suurtele tasandikele otsides uusi maid. See oli suurte tasandike indiaanlaste jaoks lõpu algus. Esimene suurem konflikt USA valitsuse ja suurte tasandike põlisrahvaste vahel toimus 1854 aastal, kui Buffalo Calf Roadwoman oli alles laps. See oli esimene siusõda, mis toimus aastatel 1854–1856. Edasised konfliktid järgnesid 1860. aastatel, kuna USA valitsus ei täitnud kokkulepet, mille ta oli sõlminud mõnede siu rahvaga, et nad loovutaksid osa oma maadest Washingtonile ulatusliku kompensatsiooni eest. Kõik need konfliktid süvenesid pärast 1862 aastat, kui Montanas algas kullapalavik ning tuhanded kullakaevurid hakkasid rändama läbi suure tasandiku Grasshopper Creeki ja Elder Gulchi poole, kus Montanas kuulujuttude järgi kulda leidus. Lõpuks, pärast edasisi rahutusi, sõlmiti 1868 aastal Fort Laramie leping USA valitsuse ja paljude suure tasandiku põlisrahvaste vahel. See jättis mustad mäed Dakotas ja Wyomingis põlisrahvastele ning määras veel mitu reservaati Nebraskas ja Montanas. Kuid leping tõi vaid ajutise rahu ning Buffalo Calf Roadwoman oli keskne tegelane sündmustes, kui konflikt 1870. aastatel taas puhkes. 1870. aastate keskpaigaks oli Buffalo Calf Roadwoman abiellunud. Kuigi tema isikliku elu ja loo üksikasjad enne 1876 aastat on väga napid, teame, et ta abiellus mehega nimega Black Coyote ja neil oli koos 2 last. Need pidid sündima alles 1870. aastate alguses või keskpaigas, kuna pühvlivasika tee naise kohta on olemas tõenäoliselt mõnevõrra romantiseeritud kirjeldus. Tee naine on hiljem kirjas kui sõtta ratsutaja 1876 aastal laps seljas. Sündmused, mis viisid Buffalo Calf Roadwomani tuntuks saamiseni, algasid 1874 aastal. Sel aastal saatis USA valitsus ekspeditsiooni Põhja-Dakota Bismarckist Mustade mägedesse. Nende eesmärk oli leida sobiv koht kindluse rajamiseks, uurida piirkonda põhjalikumalt ning samuti uurida kasumliku kulla kaevandamise võimalusi. Ekspeditsiooni juhtis leitnant kolonel George Armstrong Custer,
mees, kes sai ise 2 aastat hiljem kuulsaks hoopis valedel põhjustel. 1874 aastal Mustadesse mägedesse korraldatud ekspeditsioon oli Fort Laramie lepingu rikkumine, kuid Sioux ja teised suure tasandiku rahvad ei reageerinud sellele kohe. Selle asemel sundisid neid tegutsema hilisemad sündmused. Pärast ekspeditsiooni levis kuuldus, et Mustades mägedes leidub rohkesti kullasoone ja juba mõne nädala pärast hakkasid õnneotsijad ja spekulandid, kes soovisid rikkaks saada, Mustadesse mägedesse voolama. Alguses püüdsid mõned Sioux USA valitsusega läbi rääkida ja saatsid mõned oma vanempealikud Red Cloudi ja Spotted Taili Washingtoni DC-sse, et paluda Mustadesse künkadesse sisserändavate asunike voolu peatamist. Kuid teised olid läbirääkimistega lõpetanud. Nii juhtuski, et 2 pealikut, Istuv Sõnn ja Hull Hobune, juhtisid 1876 aastal Sioux ja Cheyenne'ide konföderatsiooni sõtta USA valitsuse vastu. Suur Sioux'de sõda, nagu seda tuntakse, tõi esile Buffalo Calf Roadwomani kui olulise tegelase. Esimene suurem lahing selles sõjas, kus Buffalo Calf Roadwoman esile tõusis, oli Rosebudi lahing 17. juunil 1876 Montana territooriumil. Siin kohtusid umbes 1000 kuni 2000 Sioux ja Cheyenne'it umbes 900 Ameerika sõduriga, keda juhtis kindral George R. Crook Rosebud Creeki lähedal. Järgnesid tunnid vahelduvatest kokkupõrgetest ning Sioux ja Cheyenne'id püüdsid Crooki sõdurite vastu rünnakut korraldada, enne kui nad korraks taandusid. Siiski hakkas lõpuks Crook ülekaalu saavutama ning Sioux ja Cheyenne'id alustasid taganemist. Siis äkitselt ratsutas Buffalo Calf Roadwoman tagasi Crooki vägede vastu. Tema vend, silmapaistev Cheyenne'ide sõdalane, pealik Chief Comes in Sight, oli haavatud ja oleks tulnud lahinguväljale jätta, kui midagi ette ei võetud. Buffalo Calf Roadwoman haaras oma venna ja ratsutas koos temaga ohutusse kohta tagasi. Lahingu kirjeldused näitavad, et see tegu pani Sioux ja Cheyenne'id koonduma ning järgnenud tundidel pidi Crook taktikaliselt taanduma, et oodata täiendust. Tema tegude auks hakkasid suurte tasandike rahvad seda lahingut tundma kui võitlust, kus tüdruk päästis oma venna. Rosebudi lahing oli aga vaid eelmäng suure Sioux sõja kurikuulsamale kokkupõrkele. Veidi üle nädala pärast esimest lahingut, 25. juunil 1876, asetasid Istuv Pull ja Hull Hobune välja väe, mille suurus oli kuskil 2000 kuni 2500 meest. Sioux ja Cheyenne'id paiknesid väikese Bighorni jõe ääres Crow indiaanlaste reservaadis Montana territooriumi kaguosas. Buffalo Calf Roadwoman oli nende seas ja nad varitsesid. Ekspeditsiooni juhtis ei keegi muu kui leitnant kolonel George Custer, seesama USA väejuht, kes juhtis 1874 aastal ekspeditsiooni Mustade mägedesse, mis lõpuks viis suure Sioux sõja puhkemiseni. Custeril oli kaasas 7 ratsaväe rügement umbes 700 mehega, kuid sel päeval tegi Custer tõsise vea. Vaatamata teadetele Sioux ja Cheyenne'ide tugevusest selles piirkonnas jagas ta oma väed. Seda nähes andsid Sitting Bull ja Crazy Horse käsu rünnata Custerit ja tema väiksemat üksust. Järgnenud varitsuses ümbritseti nad ja lõpuks tapeti Custer ja 268 tema meest, muutes selle üheks suurimaks võiduks, mille suure tasandiku põlisrahvad kunagi USA armee üle saavutasid. Siin tuleb mängu Buffalo Calf Roadwoman, keda nüüd peetakse Custeri tapjaks. Kõigest hoolimata on Custeri viimane vastupanu, nagu seda on hakatud nimetama Ameerika ajalootradisioonis, tegelikult vaid osa USA seadusest. Tegelikult teame me väga vähe sellest, mis Custeriga juhtus, kuna peaaegu kõik läheduses olnud ameeriklased tapeti ja ainsateks ellu jäänud pealtnägijateks olid Sioux ja Cheyenne'id. Kuid 2005. aastal tehti jahmatav avastus.
üks Jane'ide vanem nimega Frank Rowland rääkis Montana ajalehele Independent Record Little Bighorni lahingust, et pealikud käskisid vaikimisvannet pidada 100 suve. Nüüd on 100 suve möödas ja me katkestame oma vaikimise. Ta jätkas jutustamist, kuidas mitu naisvõitlejat ootasid lahingu ääres, kui Buffalo Calf Roadwoman liikus ettepoole ja lõi Custeri nuiaga hobuselt maha. Ta pidi olema kas üle sõidetud või kukkudes pea ära löönud, sest räägiti, et pühvlivasika naine tappis ta. Nii on Buffalo Calf Roadwomanil oma koht Ameerika ajaloo annaalides kui naisel, kes tappis Custeri tema viimases lahingus. Seejärel sai Little Bighorni lahingust kõige kuulsam sündmus USA valitsuse ja suurte tasandike põlisrahvaste vahelistes sõdades. Lõppkokkuvõttes oli Sioux ja Cheyenne'ide suur võit Little Bighorni lahingus nende õnne tipphetk suures Sioux sõjas. Kui uudis Custeri meeste kaotusest jõudis valitsuseni, saadeti sügisel piirkonda täiendavad väed. Kui 1877 aasta kevadel alustati uusi sõjalisi kampaaniaid, hakkasid mitmed konfliktis osalenud hõimud valitsusele alistuma. 1877. Aasta septembris tabati ja tapeti Crazy Horse. Sitting Bull viis seejärel osa oma järgijaid üle põhjapiiri Kanadasse. 1878. aastaks oli sõda lõppenud ja paljud osalenutest viidi uutesse indiaanireservaatidesse. Suur hulk Cheyenne, sealhulgas Buffalo Calf Roadwoman, tema abikaasa Black Coyote ja nende 2 last viidi lõunasse Oklahomasse. Ja just nende kinnipidamine siin viis viimase sündmuseni, millest me teame naise elus, kes tappis Custeri Little Bighorni lahingus. Oklahoma reservaadis puhkes peagi leetrite puhang, mis hakkas sealset Cheyenne hävitama. Seetõttu hakkasid pealikud 1878 aasta augustis oma rahvast organiseerima, et naasta põhja poole oma esivanemate maadele. Seetõttu juhtisid nende pealikud Little Wolf, Dull Knife, Wild Hog ja Left Hand 8. septembril umbes 350 Cheyenne'i põhja poole oma reservaadist. Nende seas olid ka Buffalo Calf Roadwoman ja tema perekond. Sellest rännakust sai tuntud kui Põhja-Cheyenne'ide väljaränne. Põhja-Cheyenne'ide eksodus lõppes lõpuks eduga. Peamine rühm jõudis tagasi põhja ning föderaalvalitsus andis neile lõpuks mõned maad Montanas, kus neil lubati jääda. Aga Buffalo Calf Roadwoman ja tema pere ei jõudnud sinna kunagi. Tiibeal sattus tema abikaasa Black Coyote vaidlusse teise mehega, kelle nimi oli Black Crane, ning tulistas ja tappis ta. Selle tulemusena saadeti tema ja tema laiendatud perekond, sealhulgas Buffalo Calf Roadwoman, grupist välja. Nende lõplik hukatus saabus 1879 aasta hiliskevadel. Sel ajal sattusid nad Mitspa oja ääres vahejuhtumisse mõnede USA sõduritega. Selle tulemusena saadeti lähedal asuvast Fort Kyogist sõdurid välja ning 10. aprillil 1879 arreteeriti väike grupp ja saadeti Montana osariigis asuvasse Miles Citysse. Seal esitati Black Coyotele süüdistus mõrvas, ta mõisteti süüdi ning koos 3 teise grupi mehega määrati talle hukkamine juuni alguses. Buffalo Calf Roadwoman aga ei elanud nii kaua ning olles Miles City's arreteerituna, suri ta mingisse lääne haigusesse, millega tema organism ei suutnud võidelda. Tõenäoliselt difteeria või malaaria. Black Coyote poos end üles päevad enne seda, kui tema hukkamine oleks pidanud toimuma. Nii suri naine, kes tappis Custeri väikesel Bighorni lahingus, nagu paljud teisedki põlisameeriklased. Mitte lahinguväljal võideldes, vaid ühe paljudest haigustest, mille tõid Ameerikasse Euroopa päritolu inimesed. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Buffalo Calf Roadwomani kohta. Loodan, et leidsite selle huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida arvasite tema elust. Kui teil on ettepanekuid, jätke need samuti kommentaaridesse
ja loodan, et olete tellinud minu kanali ning lülitanud teavitused sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes see on kõik minu poolt ja kohtume järgmises Forgotten Life'i videos. aitäh!